Tere, armas vaataja ja kuulaja. Ma olen siis alustamas nüüd Ava oma silmad podcasti uut hooaega. Ja päris palju aega möödas viimasest saatest. Mina olen ise olnud vahepeal lapsepuhkusel. Aga nüüd tuli selline tunne, et seda podcasti võiks teha teistmoodi. Ja täna ma olen siis stuudios koos oma külalistega. Ja kuna Ava oma silmad on selline podcast, kus me tahaksime rääkida teemadest, mis võib-olla on natukene tundlikumad, mida tavameediast alati ei leia, siis ma olen otsustanud ka saatele luua natuke teistsuguse formaadi. Et saate sissejuhatuse, külalised ja natuke ka teemad leiad sa jälle ikkagi YouTube'ist ja Ava oma silmad kanalilt. Aga saate suurema sisu leiad sa siis juba teiselt platvormilt ja selle lingi ma postitan siis video alla minu kanalile. Ja see video või selle suurem osa sellest sisust läheb seekord ka maksumüüri taha. Et kui on soov luua teistsugust contenti, teha seda natukene paremini ja teha seda kvaliteetsemalt, siis et meil oleks aega võimalus panustada, siis me palume, et ka sina panustaksid meisse ja näitaksid meile, kui palju sa tahad neid teemasid siis vaadata või kuulata. Ja mida rohkem on vaatajaid kuulajaid Ava oma silmalt podcastil, seda rohkem siis saame me igasuguseid huvitavaid teemasid ka sinuni juba tuua. Nii et tere tulemast uut hooaega vaatama. Ja täna on mul jälle saates külalised, kellega ma tegelikult ka alustasin esimest hooaega. Tere tulemast uuesti saatesse, Argo ja Evelin. Tere. Tänan kutsumast. Nii, Argo, miks sa selle lipu siia lauale oled pannud? Mis värk sellega on? No alustame siis kohe lipust, et lipp tuleb ikka laua peale panna. Tegemist on ju rahvuslipuga, ta ei ole riigilipp. Me oleme ju aastaid rääkinud seda, et tegelikult on see niinimetatud Eesti Vabariik on eraõiguslik äriühing, mis on hoopis maale registreeritud on ju, ja tegemist on äriühinguga. Ja selle lipuga, rahvuslipuga, sellega me muudame praegu selle hoone jurisdiktsiooni. Et keegi ei saa meil saate ajal segama meid tulla, eks ole. Vaata, kui linna peal sõidavad inimesed, autol on need sinimustvalged lipud peal, siis politsei ei tohi neid kinni pidada. Miks ei tohi kinni pidada? Väga põhjusega lihtne, sest politsei töötab samuti IMF-i hüvanguks. IMF on rahvusvaheline valuutafond, täpselt samamoodi nagu eraõiguslikud kohtud, on nad siis Tartus või Tallinnas või kuskil Jõhvis. Need on kõik eraõiguslikud firmad ja kõik korjavad IMF-i jaoks raha, nii-öelda raha, eks ole, seda neid eurosid. Ja praegu me muutsime jurisdiktsiooni. Iga inimene saab lipu endale teha, kui tal ei ole isiklikku vappi on ju, siis ta saab sinna peale kirjutada oma autogrammi, mitte allkirja, vaid autogrammi. Näiteks ilusa kuldse pastakaga. Ja nüüd on see tema lipp. Samamoodi on, kui sul on see lipp rinnas, siis tegelikult ei tohi sind ka kõnetada ükski niinimetatud võimumees. Nii et väga lihtne. No aga kas politseinikud teavad seda? No ei tea, aga ma loodan, et nüüd pärast seda saadet saavad teada, et neid autosid kinni pidada ei tohi, millel sinimustvalged lipud peal on. Sest auto on registreeritud aktsiaselts Eesti Vabariigi juurde. On ju. Nüüd sa muudad selle, kõik sõidukid, kõik mis liigub, läheb admiraliteedi alla ehk merereeglistiku alla, eks ole. Ja nüüd sa muudad seda jurisdiktsiooni, sul on teine lipp. Kuidas siis näiteks on, et kui praegu väga paljud maasturiomanikud on saanud sellise kirja oma postkasti, et juhul kui Kaitseliit seda soovib ja nõuab, et oma autot tuleb siis teatud kuupäevaks tangitult viia siis nende juurde, kas siis kui selle lipp peale panna, kas see päästab sellest? Sellega on niisugune asi, et vaata need autot tõenäoliselt, kui on väga uhked need džibid on ju, siis need tõenäoliselt kuuluvad liisingule ja inimene on lihtsalt rentnik, eks ole. Ja seal on natuke see asi keerulisem, aga kui see auto on nii-öelda juba sinu oma, eks ole, siis on see võimalik tõepoolest keelduda sellest, sest see on teises jurisdiktsioonis, teises õigusalas. Et täpselt see sama, mida sa mainisid, see vist ei olnud Kaitseliit, see oli Kaitseressursside Amet. See on täpselt samamoodi, kui te võtate lahti upik.de, lööte sisse Kaitseressursside Amet ja panete sinna alla ka see Estonia, siis te näete, et tegemist on erafirmaga. Need on kõik erafirmad. Ja üks erafirma ei saa teisele inimesele või teisele erafirmale mingit korraldusi anda. Äri käib ainult läbi vastastikuse nõustumise. Aga sa oled ju öelnud, praegu ütlesid,
et kui auto on välja ostetud, mitte ei ole leasingfirma nimel, aga sa oled ise öelnud seda, et isegi kui me maksame siis nende paberitükkidega või teeme selle ülekande, et siis tegelikult see ei ole nagu päris raha, et need on lubadused maksta. Jah, no on maksmata, jah, ma olen nõus sellega, et tegelikult maksmist ei ole toimunud, on ju. Aga me lähtume ikkagi sellest seisukohast, mida me 10 aastat oleme peaaegu rääkinud, et Aktsiaselts Eesti Vabariik on sundlõpetatud ettevõte. Ja tema all tütarettevõtted täpselt samamoodi, nii et kõik need inimesed tegutsevad isikliku piiramatu vastutuse alasena. Seda me oleme rääkinud ka selle sama paavsti paberiga, sest kõik need ettevõtted kuuluvad paavstile. See püramiid läheb niimoodi lõpuks välja. Ja igaüks vastutab isiklikult ja kogu lugu. See annabki õiguse suvalisele inimesele, kes sulle tahab äripakkumist teha, sa teed talle vastupakkumise, võtad tema pakkumise vastu või sa ei võta, on ju. Nii et siin, et keegi paneb endale mingisuguse mundri selga või mingid karnevaliriided või see ei puutu enam asjasse, maailm on muutunud. Need reeglid kehtivad ülemaailmselt ja Eesti ei ole selline koht, kus olla hammasratas kellas ja öelda, et me nii ei tee, eks ole. Meil on isegi üks paber avalikust meediast võetud, kus ma just mainisin seda admiriteedireeglistikku, admiriteediseadust. Kõik, mis liigub, läheb selle alla. Ja on vist samas sealt Kaitseressursside ametist. Kas Kaitseressursside amet või Kaitseministeeriumist, kus on kiri, isegi kantsler on alla kirjutanud, et Eestis on admiriteediseadus keelatud. No ja kui me seda paberit nägime, siis nagu tekkis nagu hirm. Et saad aru, et nad ei ole mitte jultunud, vaid nad on nagu rumalad ka veel. Et nad ei teagi neid reegleid. Aga jah, aga meil on nüüd täna väga palju huvitavaid teemasid tegelikult, millega me saame siis edasi minna. See osa saatest jääb siis praegult meie saate sissejuhatuseks, mis on siis ilusasti Avama silmad kanalilt kättesaadav. Aga edasi me läheme siis natukene põnevamate ja teravate teemadega ja need teemad ja selle ülejäänud podcasti, nagu ma juba enne ütlesin, leiad sa siis selle video alt, kuhu me paneme üles lingi, et seda vaadata. Nii, aga võtame siis lahti, meil on terve rida teemasid, mida me tahaks täna rääkida. Ja kui me tegime eelmist saadet, siis oli käimas üks suur pandeemia. Et mis on sellest tänaseks saanud, mis siis sellest koroonaga kuhu jõuti ja kas see on läbi? 2021. aastal märtsis me ütlesime ühes saates, mis on avalikult kättesaadav, ja küsiti seal konkreetselt, et millal see lõpeb on, ja me ütlesime, et 10. augustil aastal 2022. Ja 11. augustil 2022 siis teatati, et nüüd on see asi läbi. Et see on ametlik teade sellest samast, mis on see CDS. Centers for Disease Control and Prevention. Ja. Haiguste kontroll ja tõrjekeskus. See on kõige tähtsam asutus, nagu ma ütlesin, Aktsiaselts Eesti Vabariik oli ka Ameerikasse registreeritud, eks ole, ja nad peavad alluma kõikidele energiatele. Seal on selgelt öeldud, et enam ei oma tähtsust, kas oled lähikontaktne kellegiga olnud või ei ole, kõiki käsitletakse ühtemoodi, mingid kohustusi enam ei ole, kõik on lõppenud. Ühesõnaga, mida selle üritusega taheti saada, seda saadi. Ja taheti saada ju mida? Me oleme jälle ju rääkinud aastaid, kus raha tuleb, eks ole. Võib-olla see on pikem teema, võib-olla täna nii pikalt ei räägi, on ju, aga raha tuleb ju meie endi kontode pealt, eks ole. On ju need spetsiaalsed kontod kõik, kus on palju kohti, on ju, numbrikohti on ju. Ja nüüd on niisugune asi, et kui Forbesis oli artikkel, kus öeldi, et kui sa oled pogitud, eks ole, siis see muudab sinu DNA-d, on ju. Ja nüüd see tähendab seda, et see nii-öelda autoriõigus ei kuulu enam, kes iganes see looja on, eks ole, meie andmetel see keha looja on Marduk, eks ole. Aga et see ei kuulu enam nüüd, kuna Mardukit enam pole, muidu saad öelda, et sa oled ise see kasusaaja, on ju. Ja nüüd ongi niimoodi, et kasusaaja selle konto pealt on siis see, kes sulle selle aine sisse lasi, kas siis on see Pfizer või Moderna või mis iganes ta on, eks ole. Need inimesed kahjuks on oma kontod kaotanud, need lõputud kontod, on ju. Seal on võimalusi veel probleemide lahendamiseks, on ju, aga seda kontot nad enam kasutada ei saa. Nii et igaüks, kes lasi ennast süstida põhimõtteliselt, on saanud omale uue peremehe. Ja sellest, Forbesis oli artikkel, et ta muudab sinu DNA-d, aga ainult natukene ja see on hea asi, see on muidugi jutumärkides, eks ole. Aga see artikkel oli. Kõik, mida inimene omab, siis justkui nüüd kuulub sellele peremehele. Jah, ütleme nii, omand suhe on teine asi, eks ole. Me räägime kõige tähtsamast asjast, see on see lõputu konto, eks ole, mille pealt meile laenatakse meie endi raha, eks ole. Ja nüüd lihtsalt see kasutusõigus on nendele teistele antud, nendele farmaatsiafirmadele. Nii et see oli siis eesmärk, mida koroonaga taheti saavutada ja tänaseks on see eesmärk täidetud, seega on siis ka pandeemia lõppenud.
ma olen täheldanud, et Eestis siiski veel palutakse näiteks haiglates maski kanda, ei lubata sünnitusmajadesse külastada, alles täna sain e-maili, et esmaspäev tehakse lastele koolis jälle testimist. Kuidas sellega siis on, kui tegelikult pandeemia on läbi? Meil on teatavad kahtlused sellest, et võib-olla need inimesed, kes neid otsuseid teevad, vaata, me oleme vaadanud, kus nad kaugelt tulevad, eks ole. Ja tavaliselt nad tulevad kaugelt, on ju, nad ei jää mitte oma kodukanti reaalseid väärtusi looma, eks ole, vilja kasvatama seal või puuvilju või, ja nad ei taha seda kohalikku elu, nad tulevad kõik siia Tallinnasse, on ju, käivad siin oma koolitustel ära, aga enam tagasi ei taha minna, on ju, aga neil on ju kõigil meeles see õpetus, mida Tontu neile kaasa andis, on ju. No kes on Tontu, on ju, selle saab võib-olla kätte, inimesed saavad selle kätte ühest Eesti kinokunsti šedöövrist, on ju, Viimane Roomeo, on ju. Et vaat sealt leiab see üles, kes on Tontu ja Tontu saadab nad käpaga lehvitades teele ja ütleb, et mine maksa nüüd kätte oma nende kannatuste eest nende linnainimestel, eks ole. Ja ma kardangi, et võib-olla on põhjus selles nende lapsepõlves ja päritolus, kes praegused otsustajad on, nii-öelda otsustajad. Tegelikult otsustajad on hoopis teistmoodi, käib see maailm, eks ole. Ütlen igaks juks siia vahele ka, et kes seda filmi siis väga vaadata tahab, et see siis Jupiteris kätte saada. YouTube'is ka, jah, see on vabalt kätte saada. Kes tahab siis seda vaadata. 30 minutit kannatab ära, paras õdukas on, aga sealt saab vähemalt võlusõna Tontu kätte. Hästi, et koroonaga on siis selleks korraks lõppenud. Aga nüüd on juba, koroona on küll läbi, aga nii palju uusi teemasid on laual. Pikalt on räägitud sellisest kuupäevast nagu 24.09.2022. Argo, mida see kuupäev tähendab? Neid ennustusi on enne igasuguseid olnud, mis hakkab juhtuma, on ju, aga seekord on see ennustus üsna tõsine, nii et need inimesed, kes seda saadet vaatavad võib-olla 6 aja pärast või 5 aasta pärast või 10 aasta pärast, nemad juba teavad, mis juhtus, aga hetkel on see veel lahtine. Aga selge on see, et midagi juhtub ja 24. on laupäevane päev, 24. september 2022, mingi teade tuleb, on ju. Kas me ei tahaks siin ennustamise hakata, eks ole, me ennustame küll, aga mitte päris niimoodi kuskilt seal käejoonte pealt või kohvipaksu pealt. Selleks ajaks, kui saade eetrisse läheb, on sinna jäänud ainult mõned päevad tegelikult. Ehk siis ma saan aru, et see on kuupäev, mis jääb meile igavesti meelde. Jah, et inimesed pidid mäletama, kus nad sellel päeval olid. Hästi. Nii, aga käimas on praegu siis just tulime kohast, kus oli väga palju Ukraina sõjapõgenikke, kes on käimas siis sõda Venemaa ja Ukraina vahel. Argo, mis tegelikult toimub? Eks me ju keegi täpselt ei tea, mis tegelikult toimub, aga me räägime seda, mida meie teame. Ja eks põhjus on ikkagi selles, et jällegi me oleme rääkinud, kes meie seminaridel on käinud, me oleme aastaid rääkinud, et Ukraina lüüakse pooleks ja Iisrael likvideeritakse. Sihukest asja. Ja tõenäoliselt praegu on just see käimas, et Ukraina lüüakse pooleks ja luuakse selline asi nagu Kasari kaganaat, ehk siis Kasari riik sinna. Iisraelist tõenäoliselt inimesed peavad lahkuma ja neil on ju vaja tulla kuskile. Ja sellepärast ei oma mingit tähtsust, palju seal keskel lõhutakse või palju seal tehakse. Nii et selline uue riigi loomine sinna viljakale Ukraina alale tuleb. Kunagi taheti ju luua, Krimmi taheti luua ju Krimmi California. Aga seda me oleme kirjeldanud, kuidas see protsess käis, eks ole, kuidas seal siis laenu anti ja tegelikult sellest on räägitud, et kes tahab, see leiab selle mujalt ülesse. Nii et sellega on nüüd niisugune asi, et tõenäoliselt see asi õnnestub, sest venelased on väga võimsad, inimestel pole ettekujutust, räägitakse, et nad ei saa hakkama. No miks nad ei saa siis hakkama? Nad lihtsalt on ettevaatlikud. Siiamaani oli ju elekter olemas, elekter võeti alles paar päeva tagasi, võeti raketilöökidega maha, terve Ukraina oli pime. Sealt kaardi pealt vaatasid selle, mis on see Google kaart, eks ole, Ukraina täitsa kott pime. Väga lihtne, sõjatehnikat veetakse ju sealt läänest elektrirongidega. Võtakse lihtsalt elektri maha, ongi kõik lõppenud, eks ole, see on ka kohalikud elanikud kannatavad, on ju. Ja ega see on slaavi rahvas, see on ju tegelikult nagu põhimõtteliselt ikkagi Venemaa siseasi. Aga seal on just muud asjad, eks me teame vist, et maa-alasid seal 60% maad on ostetud kokku erinevad Ameerika firmad, üks oli ka Monsanto vist, kes ostis kokku seal. Ja kui see kaganaat sinna tehakse, siis selle eest tõenäoliselt antakse Venemaale tagasi Baltikum, Soome, mis oli kunagi Venemaa osa, oli Venemaa osa, sellest inimesed jälle, ma ei tea, kas nad ei viitsi uurida. Ja Venemaa osa ja tõenäoliselt Poolaga ka võib-olla lahendus. Võib-olla Poola jääb. Osa Ukrainast antakse Poolale, nii et seal on juba Poola politseinikud kõnnivad ju Ukrainas ringi ja juba niimoodi. Lvov ja see kõik on sealt Poola alad. Nii et kui Putin on nimetanud seda päästeoperatsiooniks, siis see tegelikult ka seda on? Ja täpselt nii see on, jah.
no nii on kokku lepitud ja ega siis kõiki neid lahinguid ja operatsioone alustatakse, kust luba saadakse, kust postiteenistuselt. Ja selline luba on järelikult antud. Ega niisama ei alusta keegi mitte midagi. Aga miskipärast on meie inimesed sekkunud sellesse äärmiselt jõuliselt on ju ja vaata, kuidas tehakse, kihvtilt tehakse praegu. Kõik saadavad ju need relvastuse ära sinna, eks ole, Venene teeb näts ja ongi kõik. Ei olegi enam mingit relvastust. Nendel nii-öelda meie, ega siin Eestist on ju ka saadetud, me oleme vist kõige suuremad saatjad siin olnud. Ehk siis riigid teevad oma varud puhtaks nii-öelda ja siis... Ja siis on hea tulla, siis ei sega enam mitte keegi. No praegu räägitakse kogu aeg, kuidas Venemaa on paha ja ta ründab ja kogu aeg on õhus ka see jutt, et Venemaa tuleb ühel hetkel ka siia poole. No, mis sina sellest arvad? No me seda just praegu ju rääkisime, eks ole, et luba on antud, et kui selle ka saaririigi loomine õnnestub, siis tõenäoliselt on luba antud, et jah, et võtke need Baltikumid ja need tagasi. Noh, jällegi, meeldib see kellelegi või ei meeldi, aga me saame rääkida nii-öelda sellest kunagisest iseseisvast Eestist ainult tänu sellele, et Lenin ei suutnud neid territooriumi hoida. Täpselt samamoodi on seal Ukraina. Nii lihtsalt on fakt, on ju. Venelased on suured, nad on võimsad, on ju, midagi ei ole teha, on ju. Ja jällegi, inimesed ei tea, kui suur on Vene relvastus, on ju. Neil on ju, siuke relv on näiteks olemas, eks ole, et paned selle lennukisse, tavalisse reisilennukisse, on ju, reisijaid ei ole, on ju. Aga see lülitab välja kõik tuumaseadmed. See lülitab välja, kui vaja, siis Lääne-Euroopas need tuumaraketide šahtides olevad raketid, lükkab välja lennukikandja, mis on ju tuumareaktori peal töötab, on ju, lihtsalt lülitas välja. Kõik lõppenud. Üks asi õhkuhoidus, selline asi on olemas. Siis on selline relv olemas, eks ole. Sellest jälle oli uudised, rahvas ei tea, on ju kuskil seal taga kaugel Põhjameres juhtus õnnetus, suur õnnetus oli, et üks teadlane päästeti ära, aga paljud kõrge auastmega, eks ole, kaptenid olid peal, need said hukka. Aga mis seal juhtus? No on selline relv näiteks neil olemas, et puuritakse maa sisse teatav relv, on ju. Ja nüüd pannakse laine liikuma. Ja pühitakse ära. Sellest oli muide Vene telekanalis oli juttu avalikult. Pühitakse näiteks sama Inglismaa minema kui tarvis. Lihtsalt vesi tõstetakse üles, eks ole, tuumaplahvatusega on ju. Ja pühib vesi üle ja ongi kogu lugu pühib ära. Venel endal ei ole seda karta, no. Ainuke asi, kus tal on Peterburi pööres on selline veevõimalus olemas. Sellised relvad on kõik olemas, et inimesed lihtsalt ei kujuta ette, kui võimas on Vene armee. Lihtsalt nad on, see on fakt, no. Aga kuidas kui oli praegu see koroona, siis see oli justkui peaaegu igal pool üle maailma. No väga üksik mõni riik oli, kus seda ei olnud ja Venemaal oli ka, et tundub justkui, et maailma juhitakse ühest kohast ja praegu siis tundub justkui, et Venemaa on mingis mõttes eraldi. Kuidas sa seda kommenteeriksid? Eks need maailma juhid, kes on, need omavahel ka nagu on eri arvamustel asjades, et ühed teevad nii ja teised teevad naa, sest see on väga piltlikult, kellel on kujundlik mõtlemine, need kujutavad ette lambakarja, eks ole, need enamus inimesed on nagu sellised lambakarjad ja siis on need lambakoerad, kes jooksevad, on ju. Sest karjane vilistab, karjane istub seal oma vilepilliga, on ju, vilistab koerale, kuhu koer peab jooksma, on ju. Võt need karjane oleks siis need nimetavad nähtavad valitsused, on ju. Siis need lambakoerad, need oleks siis need sama igasugused repressiivorganid, on ju. Politseinikud ja igasugused muud täiturid ja muud putukad, eks ole. Ja lambad on siis need ülejäänud, keda karjatatakse, on ju. Aga see karjane, kes seal istub, tema ei ole selle lambakarja omanik. Omanik on alati seda, keda ei näe. Ehk siis Putin on lihtsalt see üks karjatajatest. Eks ta oma inimeste eest võitleb, on ju, sest eks siin on ju teada, Medvedjevil on ka ju teine nimi tegelikult, perekonna nimi on ju, ja kui nagu võrrelda kunagist saari Nikolai teist, eks ole, ja panna Medvedjevi pilt kõrvale, siis on aru saada, mis seal toimub, eks ole. See on ju üks ja sama nägu praktiliselt. No aga väidetavalt ju tegelikult õige Putin on juba ammu manalateed näinud. Siin ma ütleks selle peale, Hiina vanasõna on, et ei ole vahet, mis värvi on kass, peaasi tiiri püüab. Mis vahet seal on? Ükskõik, kes seal puldi sees on, lihtsalt keegi, kes mängib praegult seda mängu. Hästi, aga mida siis võiks oodata sellest, mida arvad sina, et kui nüüd Venemaa tõesti tuleb Eestisse sisse? Milline on see stsenaarium täna meie jaoks? No vaata, sellega on niisugune asi, et ma pean ennast kipun kordama, on ju, me vist oleme rääkinud selle, mis see Nõukogude Liidu kriminaalkoodeks paragrahv oli, sa mäletad? 64. 64, eks ole. Kui sa ei ole nii-öelda võõrriigi teenistuses olnud, mis vahet seal on, eks ole, kes seal on. Käisid ära, tulid tagasi, eks me oleme ju kõik harjunud nendega, et midagi hullu vast ei juhtu, on ju. Inimesed peavad aru saama. Alusdokument kõikidel inimeste asjadel, igasugustel juhilubadel, abielutunnistustel, millel iganes on sünnitunnistus. Sünnitunnistus on see, mille alusel käib kõik muu. Ja see on meil kõigil ju Nõukogude oma. Nõukogude Liitu ära likvideeritud ei ole. Milles probleem on? Murelikult peaksid olema need inimesed, kes praegu on näiteks,
kuidas kutsutakse neid, kes nüüd on need nahkhiire riietes? Kohtunikud. Vot. Nemad peaks murelikud olema, sest neil on kõigil nõukogude sünnitunnistus. Probleem, eks ole, politseinikud, kes ilmselgelt on ka nagu oma rahvaviha ära teeninud nende sündmustega, mis siin Toompeal on juhtunud, eks ole, koertega ja väljas on. Ja ega seal, paragrahv 64, kui ma tuletan meelde, see on, tähendab võõrriigi teenistus olemist, see on kodumaa reetmine, maa laskmine koos vara konfiskeerimisega. Keegi ei ole seda ära muutnud. Keegi Jeltsin seda ei muuda ära, eks ole, või Gorbatšov, üks inimene ei muuda. Muuta saab see, kes selle lõi ja kuna neid enam ei ole, kes lõid selle. Nii et me peame lähtuma ikkagi nendest nagu reeglitest või ärireeglistikust. See on see alusdokument. Loomulikult siin on see teine asi, on see elavaks kuulutamine, eks ole, või jätkuva elu teadaandmine on. See on hoopis teine asi, et see loomulikult ei lähe ühegi paberi alla, ei sünnitunnistuse ega millegi muu alla. Et ühel hetkel, kui tuleb Venemaa sisse, siis kukutatakse Eesti valitsus, ma saan aru, pannakse uus. No mis asja sa kukutad? Selles suhtes, tänapäeva Venemaa on nii võimas, et siin ei ole vaja midagi kukutada, nad jooksevad ise kõik ära. Nad on saavad ju sellest aru, et nad on. Ja ma ei tea, kas nad jälle, vaata, siin on see teine asi ka, mis on see, sa nüüd tahaks kindlasti seda öelda, kõik inimesed tahavad seda öelda, et meil on artikkel 5. Jah, me NATO, et kuidas siis on, NATO tuleb meil appi. Vaata, inimesed jälle ei tea, kuidas neid dokumente vormistatakse. On hästi tähtis, kuidas dokumente vormistatakse, kas nad on nii, naa või kolmandat moodi on ju. Ja dokumendis, mis on kursiivis kirjutatud, see ei kehti, niisugust asja ei ole olemas. Selline raamat on isegi olemas. Kahjuks me ei mäleta pealkirja on, mis ta oli, on ju, aga on raamat, mis näitab, kuidas tuleb kirjapilti esitada. Ja kui te võtate lahti selle artikkel 5, siis see on kursiivis kirjutatud. Tähendab, niisugust sõna nagu artikkel 5 seal ei eksisteeri. Kui sa kursiivis kirjutad, siis seda tühi paber on. Seda ei ole. Aga Argo, mida üldse, kes ei tea, et mida räägib artikkel 5? Ja, õige. Artikkel 5 on siis see 49. aastal vist on loodud see, eks ole, NATO, ja see tähendab siis seda, et umbes kui ühele liikmele tungitakse nagu sõjaliselt kallale, eks ole, siis teistele on kohustus, vabandust, neil on võimalus, õigus, neil on õigus, mitte kohustus. Neil on siis minna appi sellele 180 päeva jooksul, see tähendab poolt aastat, eks ole. 6 kuud Eesti ja Venemaa konflikti korral, nagu ütled ette, eks ole. Ma kahtlen, et Eesti vastu peab. Ja, me arvame, et 6 päeva oleks see võimalik. Nii lihtsalt on meil. No aga praegu on ju teada, et Eestisse on toodud sisse väga mitmeid erinevaid võõrvägesid, NATO lennukid, helikopterid tiirutavad pidevalt ka minu maja kohal. Et mida see siis kõik, miks see on? No kuskil nad peavad olema, nad tulid Afganistanist ju ära. Kuskil pead olema, pead meile hakkama muidugi korterid otsima, eks ole, nüüd on hea, lükkad nad siia kuskile siia, mis see on see Ämaris ja kus nad kõik on, eks ole. Võib-olla on väga proosaline põhjus, teine asi, las nad olla, ega nad alluvad ju kõik postiteenistusele, see käib nii ja meile on hea, et nad siin on, sest nad peavad ka meie postiteenistust tagama, et see toimiks. Lihtsalt reeglid on kõigile täitmiseks. Ehk siis seda, et kui Venemaa sisse tuleb, et NATO ja Venemaa vahel läheb mingisuguseks nii-öelda andmiseks Eesti territooriumil, sina ütled, et seda ei tule? No, mis sa siin ikka annad? See territoorium on nii väike, eks ole, see on ju ühes servast teise, ma ei tea, 300 kilomeetrit veab välja niimoodi diagonaalis või mis siin ikka on? Öeldakse, et nüüd me tuleme ja tehke väravad lahti ja polegi enam väravaid ju. Lihtsalt tullakse. Ja need ju jooksevad kõik siis eest ära, nad ju teavad, mis neid ootab. Neil on ju enamustel nõukogude sünnitunnistused on ju. Ja seda enam, et vastupanu nagu me ilmselt ei näe, sest see, mida need niinimetatud valitsejad on teinud, väga vähe on neid inimesi, kes nende pärast hakkavad võitlema. Igaüks ikka võitleb ise enda pärast ja oma pere pärast ja oma lähedaste pärast, aga nende pärast seal vaevalt. Just ametnike pärast. Poliitikud, üks ütles väga ilusti, et kuidas see poliitika on, et see on missivõistlus koledamatel inimestel, eks ole. Nii et see on väga vahvasti öeldud, aga probleem on ametnikud. Need on probleem meil. Et tegelikult minu ema ütles juba seda peale oma igasuguseid seiklusid valitsuses, et meie ametnikud juhivad riiki. Tegelikult on see nii? No kui me vaatame sealt upikust, uus upik näitab kehvasti on ju, vana upik näitas väga ilusti välja. Ta näitas kõik, kes nende erinevate firmade eesotsas on ja need olid kantslerid. Need olid nagu need tegevjuhid. Sellepärast neid ei vahetata välja ka. Okei. Sul oli mingi väga hea lugu nende ametnike osas, mida sa tahtsid täna rääkida? No meil lugusid on, need ei ole tegelikult head lood, need on päris õudsad lood on ju. No esimene lugu on loomulikult see, et üks selline, see oli aastal 2015, üks kunde rääkis meile, et läks notarisse on ju. Aga temal oli mingi vaidlus, kas
Keskkonnaministeeriumiga. No ministeeriumiga ei saa vaidlust olla, sest ministeeriumit ei ole olemas. Keskkonnaministeeriumi inimestega. Ja Keskkonnaministeeriumi inimestega ja vist Kaitseministeeriumi inimesed olid ka seal seotud. Ja läheb siis notarisse, aga üksik naisterahvas, eks ole, järglasi ei olnud ja vanemid ka olnud. Ja notar ütleb talle, et kuule, järgmine kord, kui tuled, et võta siis abikaasa kaasa. Ta ütleb, et aga mul ei ole abikaasat. See ütleb, no kuidas ei ole, registrid näitavad, et on. Proua ütleb, et muidugi tahaks, et tead, aeg-ajalt keegi suksutaks, eks ole, et igavene vahva värk on. Ütleb, ei ole, mul tõesti ei ole, ma ei saa teda kaasa võtta. Notar sai aru, mis on, tegi märke juurde, klõkk. Ja kui ta meile rääkis, siis meie saime ka aru, mida taheti teha. Kuna tal olid need maad, siis ta selja taga. Me imestame, et vaata, et siin kohtunikud teevad selja taga otsuse, kuigi nad annavad põhiseadusele vande, eks ole, et igal ühel on õigus nende kohtuasja juures viibida. Ja nüüd oligi, ta oli selja taga mehele pandud. Tal oli mees tekitatud selja taga. Aga asi oli nagu päris karm, sest see mees ei olnud niisama. Suksutamisest ta ju keeldus, eks ole. Aga ta tahtis neid maid kätte saada ja ühesõnaga see naine taheti maha tappa. Et sellised vahvad ametnikud on siin Eestis. Ehk siis ametnik teeb nii, kui ta ise parajasti soovib ja tahab. No see on veel väike asi. See on veel, vaat kui täpselt. Sa ütlesid täpselt seda, et nad tahetigi ära teha talle. Nii et siin on ikkagi väga, siin on neid kurioosseid juhtumeid, on teisi ka, meile jõuab igasugust infot kätte. Üks inimene ostis Tartus näiteks, ostis endale kunagi, MTÜs ostis sadama, eks ole. Mitte terve sadama. Sai kai koha siis. Ja kai koht, eks ole. Ja 50 inimest ja osanikku seal, eks ole, ja kõik on ju. Ja nüüd sel suvel ta tehnilise rikke tõttu peatus seal oma kaatriga. Sul on õigus, kõik peab aidata. Merereeglite järgi sa pead aitama, eks ole, kui keegi hätta satub, kui ta seda abi palub. Ja peatus seal enda kai juures on ju. Ja siis tulevad mingid kollid juurde, ütlevad, et mine ära on ju, et me ei luba sul seista, ütleb, et minu kai ju on ju, mul on dokumendid kõik. Ei, et on meie kai, kutsuti loomulikult välja siis organiseeritud kuritegevus on ju. Aga tänapäeval organiseeritud kuritegevus ei ole enam kuldkettide ja dressides, need ei tule, nad tulevad politseimundris on ju. Erafirma, me upikust kõik näeme, et tegemist on erafirmaga on ju. Tunstnumber antakse ainult erafirmadele. No keegi ütleb riiklikku firma, sihukest asja ei ole olemas nagu riiklikud firma. Riiki ei ole olemas, järelikult tal ei saa ka firmat või mingisugust asja olla. Keegi alati lihakeha on seal taga. No nii, ja siis oligi. Ja kuna inimene väitis, et see on tema kai, eks ole, ja keeldus sealt lahkumas, no ta ei peagi lahku, ta oli oma kaatris, on ju, millel oli lipp peal, on ju. Jurisdiktsioon oli tal teine. Ja siis, mis siis tehti, on ju, politseinikud vaatasid midagi muud teha, rabasid ta kinni ja kujutad ette, viidi hullumajja, on ju. Sellepärast, et inimesed küsiti, et kus sa töötad, on ju. Aga tal on 5 firmat. Saad aru, aga politseinik, need on ju, nagu nõukogude ajal olid ka, eks ole, et pidi 3 tükki olema, et sellepärast, et kui lambi pirni on, siis 3 militsat oli vaja. Üks seisis laua peal, hoidis pirnist kinni ja 2 tükki keerasid lauda, on ju. Ja sisuliselt pandi toime inimrööv, on ju. Ja viidi siis hullumajja, on ju, sellega. Ja ongi siis hullumaja arst, see ei suutnud uskuda sihukest asja, et kellelgi võib olla oma kai, on ju. See ütles, et mul on tõendid kõik olemas, kõik on. See ei saanud aru ja siis ta ütles, et 5 firmat, et see ei ole võimalik, on ju. Saad aru, silmaring on nii kitsas, on ju. Ja loomulikult sellest süsteemist ei on võimatu abi saamine, on ju, aga nüüd me teeme sellise asja, on ju, et tõenäoliselt see kunde läheb nüüd Haagi, on ju. Kui keegi ütleb, et Haagi ei saa minna, et Haagis on ainult riigid, on ju, siis ma ütlen selle asja välja, et kui sa väidad jätkuvat elu, siis Haag peab sinuga tegema, Haagi kriminaalkohus on see, sest see on toime pandud inimrööv, on ju. See on sõna otseses mõttes, see kvalifitseerub inimrööviks, ta seda väitis ja vastaspool ei suutnud seda ümber lükata, on ju. Ja siis oligi niimoodi, et olid sellised 3 toredat inimest seal haiglas, on ju, keegi Sven Janno, Anu Susi ja keegi Jelena Trihomanovskaja, on ju, kes on koolitatud, nad ei ole ise oma arstikutset saanud. Arstikutse üks maksab 250 000, on ju. Ja nüüd me leiamegi, et need inimesed peavad selle raha tagasi maksma, sellepärast, et nad ei käitunud nii, nagu arst käituma peab. Ole. Ja tõenäoliselt silmaringu ka on liiga väike, on ju. Võib-olla oleks lahenduseks see, tähendab see asi nii ei jää, on ju. Rünnati postiteenistust, on ju, inimene aitab meil vahest posti viia ja rahvusväeliselt öeldakse selle kohta kaasus belli, on ju. See on see, et vastaspool annab sulle õiguse militaarseteks tegevusteks, on ju. Ja me leiame, et arstidega nüüd nad võiksid nagu üritada, esimene asi, mida nad võiksid teha, on niimoodi, et Ukraina tervishoiuminister Leško on öelnud, et 15 miljonit ukrainlast vajab kas psühholoogilist või psühhiaatrilist ravi, on ju. Ja nüüd need sama 3 tegelast, on ju, kuna nad on Nõukogude kodanikud, siis nad võiksid minna Ukrainasse appi. Ja see esialgu meid rahuldab, on ju. Kui me seda 6 kuu jooksul seda appi minemist ei näe nende isikute poolt, on ju, siis vaat me praegu hetkel ei mäleta, kuidas postiradade avamine käis, on ju.
aga võib-olla meil tuleb meelde, kuidas postirada avada. Ja kui sa avad postiraja sõjalisele tegevusele, on ju, siis lihtsalt keegi peab no loa sisenemiseks. Et selliseid asju lihtsalt ei tehta, et see ongi nagu, Eestis ongi just see, et see nagu see õigusetus, et see on nagu läinud nii suureks, et nad on karistamatuse tunne neil inimestel nagu täiesti teevad, mis tahavad, sõna otseses mõttes tehakse, mis tahaks. Aga on ka teistmoodi karistusi. Ja see on selline asi, mida paljud inimesed jälle ei taha uskuda, et on olemas teatavad nagu energiat ja kuidas sisenetakse auraväljadesse ja pannakse inimesi tegema seda, mis on vaja tegema. Aga see on võib-olla teise saate teema, aga vahel nii juhtub, et inimene, kes pahandust teeb, lahkub meie hulgast. No, kui sa räägid just sellest, mida teevad ametnikud ja tuleks täitsa praegu selle Eesti valitsuse juurde, Eesti isevalitsejad tahaks kohe öelda siia, et see, mis tegelikult ju praegu toimumas on, võrdub päris suure absurditeatriga tegelikult. Et Eesti inimesed on hädas, väga paljud Eesti inimesed on hädas erinevatel põhjustel, otsused, mis valitsus teevad neile ainult rohkem kahju. Et tundub, kui sa ütlesid enne, et lambakarjal on karjane, et neid lambakarja aetakse praegu väga, väga ühes suunas. Et üks päev on üks pilt olemas ühest näljakivist Saksamaal Reini jões. Et Argo, mida see tähendab, see näljakivi seal? No see näljakivi on vist 1600 millegiga on see sinna kivi sisse on ju raiutud, et kui sa mind näed, oli kogu aeg vee all, on ju, et siis on nälg majas, eks ole. Ja vanasti oli ju see Rein oli, kuidas viidi toiduaineid ja kõik kütust ja kõik mööda seda jõge, eks ole, see oli nagu eluliselt tähtis selline kaubandusrada. Kõik on tegelikult postirajad, kus midagi liigub, on ju, aga ütleme siis kaubandusrada, eks. Ja see tähendab seda, et et võib-olla tõesti inimestel on nälg tulemas, me ju ei tea seda, mis saama hakkab. Aga see kivi välja tulemine nagu, ta on sümbolistlik tähendus juba, eks ole. Tänapäeval veetakse ka rongiga, nii kaua kui veel Venemaalt diislit saadakse seal Saksamaal, eks ole, ja Saksamaa on ju Euroopa suurim majandusmootor ja kui seal lõpeb, siis lõpeb ka ilmselt kõik muud. Nii et inimestel võib-olla Saksa autod on vaja nüüd ringi vahetada, Jaapanist veel varuosi saab, aga need Saksa autode varuosad ilmselt lõpevad ära. No, Kaja Kallas ütles eile täiesti, oli rääkides jälle, oli energiast juttu ja elektrihindadest ja kõigest sellest, ja ütles väga niimoodi otse välja, et teate, et kui teil on firma, mis kasutab liiga palju elektrit, aga pange ta kinni mingiks ajaks, eks ole. Et mis on toimumas praegu selle energiakriisi taga või kui me räägime, et minule tundub, et seda lambakarja aetakse väga kindlalt ühes asutuse suunas, eks ole. Et mis toimub? No toimubki see, et tahetakse meelega ajada inimesed vaesusesse, on ju. Selle Eesti Energiaga on väga lihtne, on ju. Tegelikult peaks koduelekter olema täiesti tasuta, on ju. Ja nad ei taha seda miski pärast anda, aga ma räägin veel ühe asja, me korra nagu poole sõnaga siin mainisime seda, et kuidas peavad olema dokumendid vormistatud, on ju. Ja Eesti Energia kõik dokumendid on valesti vormistatud. Ja nüüd ongi niimoodi, et normaalses ühiskonnas, kui selline asi tehakse analüüs, eks ole, ja nii nimetatud kohtunik seda jälgib, on ju, siis ta peab alati otsustama nagu selle kasuks, kes seda lepingut ei teinud. No, Eestis on loomulikult juba selline moraalne korruptsioon, on ju, et nad lihtsalt ongi nagu kardavad, nad kardavad need panganduse vastu minna ja nad kõike kardavad, eks ole. Ja tegelikult need lepingud on kõik valesti koostatud ja kui leping on valesti koostatud, siis küsitaksegi, et miks me omal ajal küsisime, et kes selle lepingu tegi. Aha, teie tegite, Eesti Energia poolt see tehti, on ju selge, aga kui lepingus on veas sees, siis on inimestel võimalik olla vilepuhuja selles asjas. Ja kui on leping, mingisugune äriline leping on valesti koostatud, siis on õigus saada kompensatsiooni. Ja see trahv, tähendab, see on trahvist, kompensatsioon sellest trahvist. Trahv on $20 miljonit ühe lepingu pealt. 25 miljonit dollarit. Mis ma ütlesin? 20. 25, okei. 25 miljonit. Ja sellest vilepuhujale makstakse 7 miljonit. Nii et, ja see on iga lepingu pealt. Ja kui see Eesti Energia asi nüüd ikkagi nagu korralikult ajada, lõpuks võib-olla keegi tekib ka, kes seda asja hakkab, nagu tahab teada sellest täpsemalt või tuleb uurima, on ju, siis ta peab iga lepingu pealt maksma $25 miljonit trahvi. Nii et odavam oleks anda inimestele, eratarbijatele see elekter tasuta. Et lihtsalt neid probleeme vältida. Aga need probleemid tulevad. Kindlalt tulevad. Aga täna neid probleeme ei ole. Ma vaatan, et see organiseeritud kuritegevus tuleb ennast ülihästi, ülimugavalt ja tegelikult lihtsalt päise päeva röövib inimesi ilma mitte mingisuguste probleemideta.
jah, nad ei saa seda aru, et tegelikult on see asi tehtud teistmoodi, et tahetatakse üldse nendest niinimetatud valitsustest lahti saada, mis on ka õige, on ju. Tegelikult neid ei ole üldse tarvis, on ju. Neist tahetakse lahti saada ja selleks on naisterahvad ette pandud. Siin me lähme tagasi jälle ajalukku, on ju, kuidas omal ajal Jupiter ehk siis Zeus, eks ole, muutus härjaks, on ju, ja tuli aasa peale ja võrgutas Euroopa ära, Euroopa kena naisterahvas, eks ole. Võrgutas Euroopa ära ja viis ta endaga kaasa. Ja tahetaksegi, need muistsed jumalad, need ju käisid kogu aeg vägistamas, eks ole. Ja ongi põhimõtteliselt see Euroopa tahetakse nüüd ära teha 1-0 ja sellepärast ongi sinna naisterahvad ette võetud, kes võib-olla neid asju kõige täpsemalt ei tea või ei suuda aru saada või ei taha aru saada või ei tea, erinevad põhjused on, eks ole. Ehk siis nad on tegelikult täiesti ebakompetentsed. Ja, selle ameti peale, jah. Ja selles ametis olema, eks on Eesti peaminister, Soome peaminister, need on me teisigi. Ja, need on täiesti ja kõik Moldovas on ju ka naispresident, eks ole, ja neid on teisi, Rootsis, eks ole. Praegu on päris mitmeid järjest tegelikult, eks ole, ja ka Inglismaale tuli just see on sellepärast, see on sümbolistlik, tehakse seda sama. Kõik järjest ja sellepärast siis saab tuua sisse siis nii-öelda selle muutuse. Jah, et ei saada aru, mis teha. Kogemust puudub, on ju, küsida ka kellegilt pole ja võib-olla, see on põhjus. Kas siis praegu juba on Šveitsis teada antud, et võetakse vastu seadust, kus inimesed ei tohi oma tuba kütta üle 19 kraadi ja hakatakse peale kaeba. Mis siis Euroopas selle energiaga toimub? Miks me selles kohas oleme, Margo? Ma veel kord ütlen, et see on meelega tehtud, et tekitada probleeme inimestele, eks ole, ja osadest inimestest tahetakse siiski lahti saada, on ju, neist kutsutakse, neid kasutatakse sööjateks, meie sellega päris nõus ei ole, on ju, kõigil on mingi oma funktsioon. Väiksed erandid on, loomulikult me ei vaja mingid kohtutäiturid või inkassotöötajad või pangatöötajad on ju, need on tõepoolest kasutud sööjad, on ju. Politseinikke. Joo, ja tegelikult ei ole neid ka tarvis, sest kui inimestel ei ole rahalisi probleeme, tõenäoliselt lõpetatakse igasugused sigatsemised ära, sest milleks? Kuritegevust ei ole, kui kõik on korras. Täpselt. Eks tegelikult see loob kogu aeg see kuritegevus iseennast läbi selle, et inimesi lihtsalt piiratakse, ahistatakse. Aga sa oled öelnud, et 3 suurt elektritarbijat on ja energiatarbijat üldiselt, jah. Ega ta ei ole ainult elekter, ta on kogu energia, on ju Hiina, Ameerika ja Euroopa. Ja, aga kuna kõigile nagu enam ei jätku, on ju, siis tahetakse Euroopa välja lükata. Euroopa sellest kolmikust välja. Ja, tahetakse sellest välja lükata. Eks siin on ka omad asjad, vaata see Ameerika Ühendriigid on ka nagu erafirma, on ju, mis on sundlõpetatud 2012, on ju, aga see erafirma omanik oli omakorda ju Inglismaal, eks ole. Ja siin käib siuke madin, on ju, et tahetakse ikka see Ameerika tahab nagu ikka olla see kunagine vabariik, mis 1776 välja kuulutati, eks ole. Ja ei taheta nagu see Inglise vasall olla, mis õnnestus siis 100 aasta pärast uuesti. Mis sa arvad, Argo, nüüd just äsja hiljuti suuri ära Inglise kuninganna ja troonile asus uus kuningas? Milliseid muutuseid see kaasa toob või mis sealt tuleb? See on niisugune puhtalt ennustamine, et vaevalt ta nüüd väga paati kõigutab, on ju, ja mis ta nüüd nii väga meid nagu puudutab, ta nagu siin ütleme Eesti inimesi vaevalt ta puudutab. Et maailma mastaabis praegu see mingit suurt muutust ei loo, sealt midagi sellist ei tule. Vahetus peaminister just äsja ja kohe vahetus ka tegelikult monarh. Me lähtume ikkagi sellest, et raha loomise õigus on aastast 2012 igale inimesele tagasi antud läbi teatavate dokumendid. Need dokumendid on kõigile kätte saadavad, need on avalikud dokumendid. Ja Madin käib lihtsalt sellepärast, et enam ei saada raha trükkida. Kogu lugu, nii see lihtsalt on. Nii et see võib-olla, see näitab aeg, ta on liiga vähe ju veel. Ja, puldi saanud. Ja. Aga me oleme nüüd rääkinud siin Venemaa, et võimalik, et Venemaa tuleb Eestisse sisse. Sina arvad, et 6 päeva ja siis on asi tehtud. Kas on võimalus, et taastatakse Nõukogude Liit, et ma mäletan, et kunagi 80-ndatel oli üks afgaan, kes tegi mingisuguse ennustuse. Afgaan Said oli ta nimi, oli küll, see oligi 88, 9 või midagi niimoodi. Ja ta ütles, et õige pea ennustas, aga ta oli matemaatik, ega ta käe pealt ei vaadanud, on ju. Ja ta, mis meetodit ta kasutab, võib-olla see on tema saladus, on ju. Ja tema ütles, et Nõukogude Liit kukub kokku. Ja siis ta muidugi ju aeti välja Nõukogude Liidust selle eest, eks ole, et minema siit, on ju, ja ta otse eetris ütles seda. Ja sellepärast see on nagu üldiselt teada ja kõigil on see meeles, on ju. Aga ta lisas veel ühe asja, et see ei ole lõplik, et see 30 aasta pärast taastatakse teise nimega, aga põhimõte on sama, eks ole. Taastatakse Nõukogude Liit, on ju. Ja ega inimesed ju ei eksi, on ju, seda on ju rääkinud vangad ja teisedki, eks ole. Nii et ega siin me ainult nende Simpsonite pealt ei vaata. Kuigi Simpsonid ennustavad ka, seal on ka selgelt näha, et on aega vaadatud ette ja siis on see kavadesse pandud kõik see.
ehk siis me oleme praegu võib-olla selle lävel, kus tegelikult taastataksegi Nõukogude Liitu. Võimalik jah, võimalik, see on võimalik. Et tuleme Euroopa Liidust ja läheme siis sinna Nõukogude Liitu tagasi. No eks me pole ju vabad kunagi olnud nii-öelda vaba, no iseseisvus, no võib-olla lühike aeg oli minust. Ameerika saatkonna lehe peal vist 24. aastal Eestit võetakse kui sõbralikku firmat. Või oli 22? Võib-olla oli 22, no who cares on ju. 1922. Et see polegi nii tähtis on ju, aga seal on see üsna avalikult näha on ju. Nii tegemist on ju firmaga ja nii ta on lihtsalt. Ja eks see iseseisvus raske korem, tegelikult ju me iseseisvalt nagu ikkagi hakkama ei saakski. See on ju täiesti selge, et rahvast on vähe. Et meil peab olema justkui keegi, kes siis, kelle osa me oleme. No siin ju pakuti võimalust, eks ole, olla täiesti vaba on ju. See on hoopis teine teooria, eks ole, see on see sama, et jätkuv elu teooria ja selle peale ükski võimumees ei saa, võimumeed neid loetakse fiktsioonideks on ju. Aga kui sa endast annad teada kui faktist, siis fakt ja väljamõeldis kokku ei saa, see ei ole lihtsalt võimalik, eks ole. Faktiga, politseinik on ju väljamõeldis, eks ole, sest nad on kõik väljamõeldis, väljamõeldis ei saa rääkida faktiga, see ei ole võimalik, ta peab sinu saama ka selliseks väljamõeldiseks, kui sa seda keeldud olemast, siis ei saagi midagi teha. Koroonakriisi ajal oli näha, et vanasti oli politseinikud lahtise näo ja nimi oli rinnas, eks ole, pärast koroonakriisi hakkas olema nii, et number on rinnas ja ainult silmad on näha. Ei ole probleemi, numbri järgi saab ka kätte. Saab ka välja võtta, kõik. Et vahet ei ole, et nad võivad ükskõik kui palju oma nägu peita, oma nime peita ja sellest ei ole mitte midagi. Väga paljusid inimesi tegi murelikuks see, et Maalehes oli seal hiljuti artikkel, et kui tõepoolest sõda tuleb, siis piirid pannakse kinni ja inimesed välja minna ei tohi. Sest väga paljud inimesed tahaksid lahkuda siit maalt sellel hetkel võib-olla, kui midagi on tulemas, see on nende valik. See on ju hea, kui pannakse piirid kinni. Ma ütlesin, nendel inimestel, kes ei ole võõrvõimu teenistuses, heaks see selts Eesti Vabariigi teenistus olnud, neil ei ole mitte midagi karta. Ja need, kes on olnud, neid ei lubata lahkuda, kõik on hästi ju. Kõik on hea ju. Kohtupäev saabub nendele, kes on siis viimased 20-30 aastat siis teinud nagu valesid tegusid nii-öelda. Aga kui inimene tegelikult soovib, tahab lahkuda, kas saab kinni hoida? Kuidas sellega on? Väljamõeldis saab väljamõeldis kinni hoida, aga selleks on oma taktika, kuidas seda teha ja fakti ei saa kinni hoida, fakti ei saa piiripunktis kinni hoida. Aga võib-olla see ei ole jälle tänase päeva teema, et aga postiteenistust vist ka ei tohi piirata. Ei, no see läheb sinna samasse alla. Ei tohi piirata ükskõik isegi sõja ajal. Ei, posti ei tohi. Post peab alati vaba. Alati peab, nii on kokku lepitud. See on selge, et maailma valitsevad, eks ole, läbi vabamüürluse valitsetakse. Miks? Sellepärast, et sinna noutikamad inimesed on sinna kogunenud, ei ole vaja sukest asja üldse karta. Aga, ja see on nii kokku lepitud. Vabamüürlus leppis kokku, aasta võis olla 1800, äkki sa mäletad paremini. 71 äkki või 1869 loodi aktsiaselts Ameerika Ühendriigid pärast seda. Nii et see on nii kokku lepitud ja nii see toimib. Ja kes aru ei saa, siis see kohtub sellega. Mis see on see? Jason Bourne. Eriagent. Ma vahepeal ütlen, et Jason Bourne ta on nagu, kuidas me ta ütleme, ta on siis nagu kujundlik meie jaoks, eks ole. Aga me ühes ajakirjas seda rääkisime, et kes sõna ei kuula, kohtub Jason Bourne'iga on ju. Ja nüüd uus Jason Bourne'i viimane osa, see ju algab Tallinnast. Kullasepa tänaval. Ja kahjuks ma täpselt seda stsenaariumit nüüd ei tea, et kas ta Liivalaia tänavalt ka käib läbi, on ju, teeb seal pauh, on ju. Või seda ma täpselt ei tea, igale lennujaamast ta läheb ja see hakkab seal. See on selle meie jutu peale tehtud, see on nüüd teine hoiatus. See on teile teine hoiatus. 3. hoiatus. Not good. Liivalaia tänaval on üks teada tuntud asutus. Oi, seal on mitu panka. Seal on mitu panka ja Luminor on allpool ja siis on see teine ja lõpeb see ju selle kraaviga, seal on ju mis on see SEB sulle. Et see on hoiatus, aga kas nad saavad aru millestki, ma ei tea. No. Aga räägi, kui sa ütled, et tekitatakse kriisi nälga, inimeselt võetakse varad, asju tahaks ära võtta. Kuidas see nälg ja kõik, mis tundub justkui, et on tulemas? Mismoodi seda paati siis aetakse ühes suunas? See ikka väga peenelt tehtud. Vaata, paljud inimesed ei saa sellest aru, et need samad, vaata siin meilgi öeldi, et me ei osta väetisi, eks ole, Venemaalt ja ei osta seda, ei osta teist, on ju. No see on sama hea, kui sa oled seal kuskil üksikul saarel, on ju, sul on ainuke pood, on ju, ja sa ütled, et ma ei osta sealt poest. Pood ütleb, et ära osta, mis minu asi on, ise sured nälga ära, eks ole. Ja vaata nüüd, kui väetised ka ära kaovad, suid on nii palju, on ju, see väetis tõstab selle vilja saagikust rohkem, tuleb rohkem vilja, eks ole. Ja kui sa väetised maha võtad, siis praegu vist iga
iga 5. eurooplane sööb tänu sellele, et Venemaalt on väetisi sisse ostetud. See tähendab kohe seda automaatselt, iga 5. suu kaob ära. Ja viljaga on, jah, kuidas see arvestus on? See oli väga hea jutt, on ju. Maailmas toodetakse vilja 300 kilogrammi iga näo kohta. No keskmiselt, see on keskmine niisugune summa, eks ole. See tähendab seda, et umbes 365 päeva, umbes kilo vilja on sul söömiseks. Ja see ei tähenda nüüd seda, et sa selle kilose leiva endale sisse uhad, eks ole. Vaid see tähendab seda, et sellest leivaviljast tehakse loomasööta. Loomad annavad omakorda piima, eks ole, juustu, no mis iganes sealt veel tuleb, on ju, villa saab sellest, sokid saad sealt, kampsuni saad sealt, on ju, nahktööd, tooteid on, see kõik nagu läheb sealt kaudu edasi, on ju. Ja nüüd on niisugune asi, et sellest praegu jätkub, on ju. Aga ameeriklased ja prantslased tarbivad 1200 kilogrammi näo kohta. Ehk siis see tuleb kuskilt, keegi ei saa 300 kilogrammi, vaid keegi saab kordades nüüd vähem. Ja see käib niimoodi, on ju. Ja nüüd, kui sa vähendad seda vilja kasvatust tänu sellele, et sa ei anna talle väetisi, on ju, siis ongi nii, et osad inimesed lihtsalt ei ole, no füüsiliselt ei ole, sul ei ole midagi suhu panna. Nii lihtne see ongi. Ja nüüd viimane case oligi vist, et kust Ukrainast veeti need laevad välja, et arengumaadesse viia, ainult 2 laeva jõudis sinna. Jälle peteti. No, tõenäoliselt venelased ju kaua sa lased ennast pette, eks ole, ütled, et aitab küll nüüd, sõbrad, et kõik on õige, eks ole. No, ega siis nii ei saa, kokkuleppeid tuleb kinni pidada. Pettusel põhinev tehing on tühine. Nii lihtne see ongi. Vahepala, et pettusel põhinev tehing, et need inimesed, kellel on 30 aasta jooksul kodud välja petetud, on see suvila või korter või maja, on ju. See kõik on äri, on ju. Ja äris on üks reegel ja reegel on selline, et pettus tühistab lepingu. Seda lepingut ei ole olnud, et kõik, olge rahulikud, kõik te oma kodud, korterid, mis on välja petetud, saate tagasi. Ja kui keegi nüüd tuleb teile ütlema, et ta on heauskne ostja, siis ärge muretsege, heausksust ei saa tekkida, kuna tehingut ei ole olnud. Pettusel põhinev tehing on tühine, tehingut ei ole olnud kõik. Nii et nii lihtne see on, et olge mureta, saate tagasi. Muidugi, inimesed ju tead, eks nad ei taha seda, me oleme aastaid rääkinud, on ju, vähesed on, kes selle vastu üldse huvi tunnevad oma. Ega siis ju tuleb ju kõik meelde see õudus, eks ole, kõik need inkassod ja kohtutäiturid ja need on ju sama nagu, eks ole, sul hommikul pistab see tagumikus see paelus pea välja, eks ole, küsib, kas saia saab. No kohtutäitur on ju samasugune paelus, eks ole, siuke organismi koormav parasiit. Aga ärge muretsege, kõik saab korda. Aga kui sa ütled, et on tõesti tulemas nälg ja seda praegu niimoodi läbi, mida see nagu reaalselt tähendab seda, et ma mäletan Vene aega, et seal midagi eriti poes müüa ei olnud, mõned üksikud asjad olid või kui öeldakse, et tuleb aegade kõige suurem kriis ja nälg, et mida see reaalselt tähendab meie jaoks? No te olete mõlemad kenad noored daamid, te lihtsalt mäletate seda, kui Nõukogude Liit hakkas ära lõppema, poes ei olnud saanud. Mina olen natuke kauem olnud seda keha kasutanud. Mina ei mäleta, see oli lühike aeg, see 80ndate lõpus, kus midagi saada ei olnud. Enne seda oli kõike saada, ja küll ei olnud võib-olla 7 sorti suitsuvorsti, eks ole, polegi vaja, nad ju ühest vabrikust tulevad, vaata, inimesed ju käivad, kõik maksavad suuri, ühel on see Dolce Gabbana prillid ja teisel on ei tea mis prillid, need kõik tulevad Luxotica, üks vabrik toodab. Absoluutselt üks vabrik, kõik see Ray-Ban ja kõik tuleb seal. Täpselt samamoodi tulevad need vorstid kõik ühest kohast, kõik on ühe omaniku omad. Nii et ei olnud hullu midagi seal Vene ajal. See inimesed mäletavad veidraid asju, mitte et ma nüüd seda kiidaks seda aega, aga miks Vene ajal tekkis probleem on, nüüd on ju saladus on välja tulnud, eks ole. Sul peab see rubla mass, mis sul on kasutusel, see peab olema võrdne sul dollari reserviga. Nõukogude Liit oli täpselt samamoodi firma. Täpselt samamoodi, kõik olid firmad, on ju. Ja nüüd ongi see mass pidi olema võrdne ja sellepärast oligi, kui sul ei olnud dollareid nii palju, siis sa pidid kas oma maavarasid müüma, on ju, või kuidagi neid dollareid saama ja kui sa ei saa, on ju, aga sul on vaja nagu rahamassi suurendada, siis sa laenad dollareid ja siis sa võid trükkida raha juurde. Niinimetatud raha, eks ole. See käis niimoodi ja sellepärast raha kaduski ära. Eks ole, paljud inimesed ju mõtlevad, et mis jama see on, et kui sul riik on käes, trüki nii palju, kui sul vaja on, uhaga takka, eks ole. Kui sa üle mõistuse, siis muidugi tuleb meeletu inflatsioon ja kõik, eks ole. Aga see on nagu hästi paika pandud, see süsteem on hästi paika pandud ja seal ei eksita kunagi. Nii et. Aga räägitakse, et raha trükitakse juurde täpselt nii palju, kui on vaja. Las nad räägivad, muidugi räägivad. Pressid käivad ja. Ja, räägivad muidugi, rääkida võib ikka. Mis ma lugesin kuskilt, kas 40 miljardit päevas või 400 miljardit päevas või midagi sellist. Kui niimoodi juurde trükitakse, eks ole, siis meil leivapets maksaks juba varsti 100 €, eks ole. See on, jutuks on hea, aga mis on nende inimeste allikas, nad võib-olla mõtlevad välja, üritavad seda loogikat leida, on ju. Aga kui sa seda ühte kohta ei tea, siis sa ei saa kokku viia, nii et see, mis 10 aastat tagasi avalikustati, see on nüüd pandud ikka täiesti selle Rubiku kuubiku, piltlikult öeldes kokku, et kuidas see asi käib ja mismoodi ta käib.
aga praegu, kui me vaatame seda pilti, mis on toimunud viimased 2 aastat, et kõigepealt oli koroona, väga paljud ärid pidid kinni olema, igasugused asjad toimusid, inimesed on oma säästud ära kulutanud, tehtud väga raskest kohast võib-olla kuidagimoodi välja roninud, eks ole. Nüüd firmad saavad siin 100 000 elektriarveid omale, eks ole, inimesed saavad 1000, ma ei tea, ka meeletult palju suuremaid. Et järjest on ju näha tegelikult, et vaikselt kogu aeg kõiki surutakse sinna nurka, eks ole. Ja siis sa ütled ühel hetkel tuleb veel nälg ka sinna otsad. Ja inimestelt võetakse ju, siis ma saan aru, kui mul ei ole ju raha pangalaenu maksta, eks ole, või ma ei saa autoliihingut maksta, siis mul on ju mul ei ole kodu ka enam, siis ma olen tänaval ja näljas või? Nii tahetakse teha ja siis on niimoodi, tõenäoliselt tullakse sellise projektiga välja, et me maksame su võlad ära. Saad aru, need, mis sa ise enda autogrammiga oled loonud, eks ole. Ja me maksame võlad ära, et sa võid jääda enda koju üürnikuks, on ju. Siis oled üürnik, no. Aga kuidas ma seda üüri maksan siis? No, tõenäoliselt tuleb see, mis see on, see kodanikupalk. Just, kodanikupalk. No jah, ja kodanikupalk, et sul on kõik su need, peaasi, et sa sõnakuulelik oled, no, hommikul lähed sinna, kuhu sa pead minema, on ju, teed seda ja siis... Ja kui sa ei tee seda, siis lülitatakse välja. Seda kodanikupalk. Aga kas see tuleb siis, kuidas see praeguse režiimi all või kui Venemaa tuleb, see tuleb samamoodi? Ei, no me ikkagi lähtume sellest, et Venemaa seda ei rakenda. Ei, nii et see, et Vanga ennustas on ju, et Venemaa päästab inimkonna ja ennustas ju Edgar Cayce ka, need on ju tuntud ennustajad kõik, eks ole. Ja ei saa öelda, et need mingid ullikesed on või vandenõuteoreetikud on ju. Edgar Cayce oli ju, ta oli transis ju, ta ei teadnud ise midagi, mida ta rääkis. Ta ju läks täiesti transi ja rääkis seda. Ja et nad ikkagi päästavad inimkonna, sest see plaan inimkonna likvideerimiseks, see on käimas. Nii et tegelikult, kui Venemaa tuleb, võtab Baltikumi riigid endale tagasi, kui taastatakse Nõukogude Liit, siis me ei pea muretsema vilja ja kütuse ja sooja ja kõige selle pärast ei pea. Ei. Et sina ütled tegelikult, et meie jaoks on praegu halb, kui Venemaa ei tule. On see nii? Jah, no meie jaoks, kui sa ütled meie praegu püüad meid silmas, meid see ei huvita, sest meil on teatavad kaardid, eks ole, ja see kaart on... Mis kaardid teil on? No, need on sellised kaardid, millega tahetakse saada igasugused dokumente, eks ole. Ja, Ja väidad jätkuvat elu, ja see väidad jätkuvat elu sellega on, tavaliselt tahetakse saada ja nüüd see vastaspool, kes iganes sul on, see välja mõeldis, ta peab selle sinu väite ümber lükkama, eks ole. Aga see on Eestis kõige kõvem dokument, see on kõige kõvem dokument, siin on peal biomeetrilised andmed, siin on DNA peal, mitte koopiana, vaid otseselt on DNA. Ja siin on ka see peal, et see mark, miks see siin peal on, mõni ei tea, me seletame ära igasugustele nendele aktsiselt politseinikele ja igast kohtunikele ja muudele toladele, et me oleme maksnud postiradade kasutamise eest. Ja kui sa oled maksnud, siis mingi putukas sind kinni ei pea, keda sa valinud ei ole sellesse ametisse. Et see on kõige kõvem dokument Eestis praegu. Ja ma vaatasin sattusin ühte kohta, vaatasin, et Politsei- ja Piirivalveamet oli ka ilusti täpselt sama disainiga teinud järgi ja sama värviga ka, aga nad ilusti on meie pealt selle võtnud, et no kuule, diplomaatilised autode numbrid on ju meie postiteenistuse numbrid, vanasti olid tumesinised, nüüd on ju sinised, eks ole, nagu meil on. Aga osad kaardid, tead, äkki sa ütled ära need numbrid, et osad on kahjuks kehtetud, on ju. Et ütlen, loe need numbrid lihtsalt ette. Kaardid, mis siis kehtetud on 105 CD21, 205 CD21, 208 CD21, 210 CD21, 218 CD21 ja 227 CD21. Kõikidel kaartidel seda CD-d ei ole, on ju, see on osadel on siin taga, aga siin on kõik see sama, siin on nagu, need kaardid on teada siin kohalikul süsteemil ka, on ju, nad on küsinud, et miks lõppkuupäeva ei ole, on ju. No vaata, kui sa väidad jätkuvat elu, siis sa ju ei tea, sa ei tea, millal sa lõpped, eks ole, millal see keha lõpeb, on ju, see on nagu see keha on sõiduk, on ju, see sama läheb ka selle admiraliteedi alla, on ju, ma ei tea ju, millal see lõppkuupäev on ju. Ja dokumendi number on identne selle security koodiga või turvakoodiga, on ju, mis on siis meie see niinimetatud isikukood, see on turvakood tegelikult, sõjavägi peab seda sõidukit ehk meie keha kaitsma. No aga kuidas, kui mul on see kaart, kuidas see kaart mind aitab? Ütleme, et näiteks mulle tulevad ühel päeval politseinikud, ma ei tea, koju sooritama inimröövi ja kui ma näitan seda kaarti, kuidas see aitab mind? No see aitab, et nad ju küsivad muidu, et suuliselt, verbaalselt ainult väidad oma jätkuvat elu, aga sa näitad seda sellega ka, et sa kinnitad, see ongi nii, et keegi peab kinnitama, et sa väidad küll, et sa oled elus, on ju, nad ütlevad, no me ei usu, on ju, siis näitad dokumenti, siis on nagu topelt kinnitus, eks ole, et aha, selge kaart on seal taga. Ja nüüd ongi see, et see on hästi oluline, et võimalik on, Haagi on võimalik neid inimrööviga neid vahele võtta. Ja tänu selle, et sa pead väitma jätkuvat elu, on ju.
aga loomulikult ma tahan jälle seda öelda, et noh, kui keegi kellelegi vastu nina on andnud, noh, et siis võib-olla need asjad, noh, võib-olla siis nagu ei ole neid hea kasutada. Nii ei toimi. Noh, võib-olla jah, see ei ole nagu selle jaoks, see ei ole nagu rünnakuks, see on enese kaitseks, on ju, ja mitte, et sa teistele halba saad teha. See on see hästi tähtis moment. Et sa ei võta seda kaarti omale, ei saa hakka arva, et sa oled jumal ja teed, mis tahad. Ja sellega on niisugune asi, ma täpsustan jälle, vaata, et sa ütled, et sa ei võta seda kaarti, inimene annab ise selle kaardi välja, mitte keegi teine seda välja ei anna. See on nagu, Leedus on siuke riik nagu Uusupis see vabariik, on ju. Ja seal on samamoodi, et kui inimene tunneb, et ta on kodanik, siis ta väljastab endale selle dokumendi, on ju. No aga ma olen siin kuulnud, et politsei võtab selle kaardi enda kätte ja ütleb, et see on võltsing. Ei ütle. Nad ei ole seda teinud, nad on siukest asja ei saa öelda. Kuidas sa saad, kui su näpujälg on seal peal, kui see biomeetris. No, et see on mingisugune, nemad peavad tõeseks ainult siis kas Eesti Vabariigi poolt väljandatud ID-kaarti või passi, ütlevad, see on mingisugune Eesti Vabariigi territoorium, me mainisime, Eesti Vabariigi territoorium on kuivale maale meetud laevad, ehk siis hooned, mis on ehitatud pärast 1991. aastat, on ju. Kui me tänava peal liigume, siis see on Eesti territoorium, iidne Eesti territoorium, iidne asuala. Ja seal ei ole õigust kellelgi midagi küsida või midagi märatseda. No sind kinni pidada näiteks. Ei tohi pidada. Tänaval ei tohi õigus juurde tulla, sind lihtsalt tulla juurde. No meie vahest Eesti Vabariigi territooriumil viibime. Ma vahest käime talvel, ma sõidan, Viimsis on see Rimi parkla. Ja vaat see on nüüd, ma sõidan Eesti Vabariigi territooriumile sisse. See on hoone, kuivale maale veetud laev ja ma sõidan Eesti Vabariigi territooriumile sisse. Aga muul juhul on tegemist ajaloolise asualaga. Ja seal ei ole mingit küsimist, eks ole. See küll, et sõidate, auto on, ütleme nii, et auto on registreeritud aktsiaselts Eesti Vabariigi juurde, on ju, ta on sundlõpetatud ettevõtte alates aastast 2012. Kes seda esimest korda kuuleb, noh, neil on raske sellest aru saada, eks ole. Aga need on hoopis erinevad asjad. Ja Eesti territooriumil me elame siin, me oleme siin võib-olla 1000 aastaid, meie esivanemad on elanud ja nüüd, noh, siin on ju neid nii-öelda võimukandjad on väga palju käinud üle, eks ole. Noh, kui me Eesti Vabariigi territooriumil ilmume, küll me siis vaatame, kuidas see asi käib. Ja nii, aga kui meil oli juttu sõjast, ütlesid, et see kaart on miski, mis sind kaitseb ja see kaart, mis annab sulle selle, tagab sulle selle. Sõjavägi peab kaitsma seda keha. Ehk turvaline, sõjavägi, ükskõik milline sõjavägi. Ükskõik, see on postiteenistus. Postiteenistus, vahet ei ole milline sõjavägi peab põhimõtteliselt pakkuma sulle. Selle keha peab kaitsma, jah. Kas Vene sõjavägi ka seda teab? Ikka teavad. No, me oleme nii kaua rääkinud, et see, mida venelased praegu teevad, kuidas me ütleme siis, et siin inimesed ei saa aru, see ei tähenda, et venelased ei saa aru, mida me räägime. Ja see, et näiteks ei ole Ida-Virumaal oma riiki, on ju, sellel on väga prosaline põhjus. Vaata, paljud inimesed seal ju ei suuda selle 40 või 50 aasta jooksul, palju nad ei suuda eesti keelest aru saada, on ju. See ei ole etteheide, see on lihtsalt fakti konstanteering, on ju. Ja see tähendab seda, et kui sa ei saa eesti keelt 50 aastaga selgeks ja siis hakata rääkima, kuidas riiki välja kuulutada või elavad või mis see kõik, saad aru, see on milleks. Ja sellepärast ei ole. Lollid on, Mis sa täna arvad, kui reaalne see on, et tekib muutus meie valitsemissüsteemis, et me lähme vana Nõukogude Liidule tagasi? No, ega siin on ju öeldud 24. aastaks, Et ÜRO... 24. aastaks? Jaa, istungjärk on 17. september 2024 on ÜRO istungjärk ja seal neil ei ole muud teha, kui saame näha, midagi nagu hullu sellest ei juhtu. Probleem on nendel inimestel, ma siin vaatan mõningad ajakirjanikke, üks ajakirjanik on Moskva ülikoolis oma treenituse saanud, on ju, ja ta kasutab juba sellist sõnavara selles avalikus meedias, et see on näha, et hirm on seal, eks ole. Ja need on, me teame, et neid jälgitakse mujalt, Venemaalt, eks ole, ja see on hirm. Aga Argo, mis saab nendest inimestest, kes rääkisime siin politseinikest ja kohtutäitudest, aga need, kes siin koroonakriisi ajal siis tegelikult inimesi sõna otseses mõttes ahistasid, lubasid turvafirmade nende kallal vägivalda kasutada, teha kõik seda asju, mis võib neid oodata? No ikka ootab see sama, mis teisigi, ega siis viimane kohtupäev ikkagi on lähedal, eks ole. Mis ma tahan öelda, vaata, selline asi, mis siin koroona ajal oli, see oli nagu täiesti ennekuulmatu, on ju, et turvamehed ju jooksid välja, ma tean 2 juhtumit avalikult oli, kaubamajas tulid järgi tänava peale ja ründasid inimest, eks ole, ja teine oli Pirita Selverist, kus jooksid välja, on ju. Saad aru, oleks seal hoones sees, selles laevas, on ju, siis ma saan sellest veel aru, nad jooksid tänava peale järgi. Ja vaata, siin ma pean ikkagi nagu jälle ühe vahepala rääkima, on ju. Vanasti oli kaubamajaga oli seotud, inimesed, kaubamaja on hoone, eks ole, aga sellega seotud üks Jüri, on ju, kes oli ka seotud Selveriga, on ju. Ja vaata, Jüri võib-olla ei saa oma koerte hoidmisega hakkama, on ju.
ja Jüri on selline kena mees on ju, et 81. aastal me käisime Jüriga koos ühtedel kursustel Kentmani tänaval on ju. Ja kes siis õhtusel ajal noored inimesed, kes läheb trolli peale, kes läks bussi peale on ju. Aga Jüri ütles, et ei, ma ei tule teiega, et ma lähen edasi on ju. Ja siis ma vaatasin, et kuhu see Jüri läheb on ju. Jüri läks siis Keskkomitee maja ette, mis praegune Välisministeerium on. Istus seal Halli Volgasse, mis teda viis siis Rannamõisa villadesse. Võt ja neid kutsuti punaparunite lasteks on ju. Ja sellel Jüril oli isa on ju, Vladimir oli isa nimi on ju. Ja kui sinimustvalged lipud hakkasid lehvima, siis Vladimir sai infarkti. Või sai insuldi, no vahet ei ole, ühesõnaga. Aga ta ei lubanud kiirabi kutsuda. Sest südametunnistus järelikult oli nii must on ju. Ja loomulikult siis ta läks ära siit on ju. Ja selline ütlus on, et vanemate patud nuheldakse laste kaudu on ju. Et kui me veel peaks kuulma, et selline intsident on ja Jüri ei saa oma koertega hakkama, siis me soovime kaubamaja tagasi saada ja me tahame ka Norma vabrikut tagasi saada. Need on kõik rahva ettevõtted olnud. Sihukest asja nagu riiki ei ole olemas, see on väljamõeldis, see on mäng, eks ole, ja me tahame tagasi saada. No kuule, lähed sinna paganama olümpiapurjepardi keskusesse, on ju, kus on kõik inimesed käisid ju seda, paljud inimesed käisid seda värvimas seal aknaid ja koristamas ja mida nad seal tegemas käisid, sest nad ei jõudnud valmis on ju. Ja järsku astud sinna sisse, vaatad, eravaldus. Mida värki on ju? Mis eravaldus on? Aga trikk on selles, et kui omanik on tagasi, vaata, see on see 7 aasta reegel on ju, et kui inimene läheb maa ja mere taha on ju, siis keegi peab ta varad üle võtma, aga omanik tuleb tagasi ja väidab jätkuvat elu ja keegi kinnitab, eks ole, et tõepoolest see on tema või ta näitad oma dokumenti, millel on DNA peal, siis tuleb talle need varad tagasi anda, nii et me tahaksime neid asju kõike tagasi anda, et selle sama, mis ma enne rääkisin selle Tartu intsidendiga, kus seal oli, keegi oli selle sadama üle võtnud, eks ole, siis me uurisime, et kes seal siis taga on, et selgub, et mingisugune giga on seal taga, on ju. Kes siis nagu, ühesõnaga, mingisugune Soome või Tartu soojatootja, eks ole, kellele on antud mingi nii-öelda eraettevõtjale on see erastatud, on ju. Ja nüüd siis tema kasutab neid liigseid vahendeid nagu ühiskonnaliikmete vastu, saad aru, mitte et ta ei tee head, on ju, et ta ei ehita lastekodusid või nagu see Venemaalt teripaska pandi ehitama, eks ole, kõiki need lastekodusid ja lasteaedasid ja kõike, mida tehti, eks ole, vanade kodusid ja kõik asju. Aga nad kasutavad nagu selle vastu, et nad võtavad teistelt vara üle, on ju. Siis see tähendab seda, et selline eraomand, see tuleb lõpetada. No see on täiesti selge, on ju. Tahetakse kõik ära lõpetada, on ju, aga no meil on vahendid olemas, et ikkagi isiklikke kodusid ja asju kätte ei saa, selleks on lahend olemas, on ju. Aga me oleme sellega täiesti nõus. No mis asja, no mingi vend ei saa oma koertega hakkama, eks ole, järelikult mis kaubamaja erastati ära. Kuidas te erastasid? Minu kontol ei ole midagi tulnud. Kas sinu kontol on tulnud? No järelikult on maksmata. Ja sihukest asja riiki ei ole olemas. Väärtus loovad inimesed. Ja me tahame need kõike tagasi saada. Ma olen kuulnud, et Tallinna Kaubamaja ja Selveri omanikud kuuluvad ka ühte sellesse klubisse, kes maailma juhib. Oi, ei, jäta nüüd. Ei, kas see võib nii olla? Ei no, sa tahad pidada mingit loosi või? Ei no, loosi võib igaüks teha ju. Loosi võib igaüks teha ja siin oli uudis, et inimesed ju lõpetasid selle, osad tulid sealt ära ja no, põhjus on ju väga lihtne. Seal ju tehakse erinevaid rituaale või no ütlemist ringmänge on ju. Aga tead, miks neid ringmänge tehakse? Kutsutakse kohale teatavat energiat on ju. Aga see energia ei tule, kui üks ei usu. Ja kui üks ei usu, ongi kõik. Ongi see on lihtsalt nagu kes aias on ju, et ei ole vaja seda sirkust teha on ju. Tuleb asju tõsiselt võtta ja siis asjad toimivad ka on ju. Meil tuleb alati energia kohale, ei ole mingit probleemi. Kas seal klubist saab välja astuda? Muidugi saab astuda, ikka saab. See ei ole selline, et verevandega lähed sisse ja sinna sa jääd? Ei, see nii ei ole. Nii et... Kuigi meie ajame natuke teistmoodi asju, nii et võib-olla räägib. Nii et need siis, kes siin arvavad, et nad panevad ennast jumala staatusesse tegelikult ja kohtlevad inimesi oma suva järgi, siis tegelikult see ei ole sugugi nii roosiline nende jaoks, et nad võivad... Jumalaks saad sa siis, kui see energia sinule taha tuleb ja kui ta sind aitab. Aga võib-olla nad tunnevad, et neil ongi see energia taga. Ei ole. Ei ole? Hästi. No jaa, aga nüüd... me rääkisime sellest energiakriisist natukene ka ja sa mainisid Eesti Energiat, aga kuidas see siis selles mõttes käib, et kes seda mängu praegu, kust juhib, kas Eesti Energia lihtsalt ütlebki, et või täna on kütusehind meil ju 2 euro ringis, eks ole, aasta tagasi oli umbes euro ringis, eks ole.
kuidas see käib, kes selle hinna paika paneb, kes ütleb, et nii peab tegema, et maailmaturu tegelikult nafta hind on tohutult langenud, on ju juba viimastel päevadel, kui langeb ja tõuseb, et tegelikult ta võiks olla sealsamas, kus ta oli, on ju. Kuidas see on, kas valitsus ütleb, Eesti Energia ütleb, et ei, mina hakkan nüüd inimesi röövima, mismoodi see kõik käib? No see on selline olmeprobleem või selline kohalik värk, eks ole, no ega me ju iga päev sellega ei tegele, meil tegeleme nagu tõesti asjadega, on ju, noh, see on selge, et tahetakse rohkem raha kätte saada, me jääme selle seisukoha juurde, et raha ei saa juurde trükkida ja kuskilt ta tuleb ta ju kätte saada, need nii-öelda need kohustused, mis on võetud, et neid täita, eks ole, võetakse igast veidraid kohustusi, et mitu 2% tuleb mingisuguste relvastusele, eks ole, anda, mida nüüd siis saadetakse sinna hollidele, eks ole. Ja pigem on see nii, selline röövimine, noh. Kes neid korraldusi annab? Kes ütleb, Mari või Malle, no mis vahet, seal on korraldused tulevad Euroopa Liidust, on ju. Seal on ju see, no muidugi, seal on ees, on ju see, vaata, üks tädi on see, von der Leyen on ju. Aga inimesed jälle ei tea, et kus see tiitel tal tulnud on. Selle andis ju Vene tsaar talle. Kas Aleksander... Tema vanaisale. Tema vanaisale, vabandust, ja. No muidu ta on nagu vampiira, võib-olla ongi, aga me ei tea, on ju. Tema vanaisale andis ju Vene tsaar selle, et nad on kõik ju Venemaalt saanud. Isegi tiitlid olete te Venemaalt saanud. Kõik oled Venemaalt, kõik kütus tuleb teil Venemaalt, kõik, kogu see asi tuleb Venemaalt, eks ole. Aga kuidas on niimoodi näiteks, et Ungaris saab hoida hinnad all, hoitakse kütushinnad, asjad all ka Euroopa Liidu osa, eks ole, et seal tehakse ühtemoodi ja meil tehakse teistmoodi, et miks meil on siin sellised, kes röövivad inimesi ja lähevad kaasa sellega, miks üks riik saab öelda, et ei? Põhjus on lihtne, miks Eestis niimoodi on, nad on orjad Eestis, nad on hirmunud orjad. Vaata, selline raamat on, me oleme rohkem nagu selle panganduse peale olnud, on ju, ja me ei saanud aru, nagu miks keegi ei tegutse, eks ole, sa ükskõik mida sa annad, ükski kohtunik ei julge tegutseda, on ju, ja tuli ju see raamat, on ju see... Hannes Veskimäe raamat. Ja. Vabariigi vaenlased. Ja noh, ta oli nagu raske lugemine, just sellepärast raske lugemine, et seal oli kasutatud tavakõne, on ju, noh, me ju eristame ikkagi nagu tavakõne, see on siis see, mida nagu poe taga räägitakse, siis on kirjanduslik kõne, on ju, kus on palju epiteete ja põimlauseid ja kiillauseid, eks ole. Ja siis on lõpuks juriidiline kõne, mis on hoopis teistmoodi, et meil kohtutes kasutatakse ikkagi seda kirjanduslikku kõne ja kui on kirjanduslik kõne juriidilistes dokumentides, seda dokumenti loetakse pettusel põhinevaks dokumendiks ja selle eest teatamisega sul on õigus saada 25 miljonit, tähendab, sa ei saa ise. Ameerika justiitsministeerium võtab selle endale, 7 miljonit antakse sulle kui vilepuhujale. Ja seal tuli ju välja see, et kõik kardavad. Absoluutselt kõik kardavad. Kõik advokaadid kardavad, kõik prokurörid kardavad, kõik kohtunikud kardavad, kõik kardavad pangandussüsteemi. Ja sellepärast oli võimalik ka sama see, mis see oli see mitte Luminor, see teine, kes oli see rahapesuvärk. Nordea. Ei, Danske Bank, ja. Eks ole, et kõik kartsid. Kõik ju kartsid seda, keegi ütlesid, et me ei sekku sinna. Ja siis tehakse seda sirkust, on ju, et on see, mis meil on see finantskontroll või inspektsioon, on ju. Aga selle kommertspangad hoiavad seda üle palju. See siis neid peab kontrollima. Eesti on nagu selline väike kuritegelik organisatsioon. Nii et selles mõttes ei ole absoluutselt mitte mingisugust vahet, mida Eesti rahvas arvab, keda ta tahab oma valitsuses näha. Need asjad pannakse paika tegelikult kuskil mujal ja nii see käib. Jah, nii see käib, jah. Nii et otsustatakse mujal, milline valitsus tuleb, mida siin tehakse, et sa võid minna võimelda, tantsida seal Toompeal. Isegi kui te valima lähete, me oleme seda rääkinud, on ju, et kui sa esitad oma dokumendi, on ju, dokumendis, see kõik teavad, seda on absoluutselt, kui sa vähegi äriga oled kokku puutunud, sa pead teadma, kuidas seda nime vormistatakse. Kui on kõik suurte tähtedega, siis sellel inimesel ei ole mingeid õigusi. Ja seal valimislehe peal on ka suurte tähtedega, eks ole. Ta peab olema identne sellega, mis sul seal ID-kaardi peal on või selles reisidokumendis, mida sa esitad, on ju, suurte tähtedega. Suurte tähtedega ei ole õigusi. Mingid õigusi ei ole, ainult kohustused. Nii et selle dokumendi peal... Ei, no sellel on kõige. Siin on ees suured tagant väiksed. See tähendab seda, et me saame äri teha, on ju, aga me ei loovuta oma õigusi. Kui kõik väiksed tehed, siis sa ei tohi nagu arveldada ka nende lubadustega maksta eurode, dollaritega, siis on ainult see partnertehingud või siis, naturaalmajandus. Põhimõtteliselt naturaalmajandus, jah, et see võib-olla ei ole nii põnev. No, et ühesõnaga, et kui juhtub, et Venemaa veel ei tule ja see kevadel tulevad uued valimised, siis tegelikult võib rahulikult kodus istuda ja jalga kõlgutada, sellepärast et otsused on ammu tehtud, kes saab riiki juhtima, mis saama hakkab?
jah, me vaata see valimistega on nii, et kuidas nüüd see elektrooniliselt, see on selge, et seda saab manipuleerida, eks ole. Aga mul üks inimene oli valimiskomisjonis, kunagi ta rääkis mulle, kuidas see käib, et seal ei võltsita, kus on see kokku korjatakse hääled on ja seal lõpp-punktis, kus on kõik jõuab lõpp-punktis, seal ka ei muudeta. Aga see vahepunkt, kus toimub vahelugemine, võt seal sa saad settida nii, kuidas vaja on. Et lipikuid vahetate ja teed ja trükitakse teised lipikud välja, vahetatakse ära ja et tegelikult veel kord, et ei ole mitte mingisugust vahet, et sa võid minna sinna, aga sealt, kus korraldused tulevad, sealt antakse, öeldakse, kes saab ja kuidas on ja et kui Kaja Kallas sai ka vist oli öösel seal mingi kella 3-4 ajal, ma ei tea, 5000 häält järsku, siis see oli e-valimistel, eks ole. Et siis ilmselgelt on ju kohe näha, et nii see käib. Egert kirjutab talle paberi peale, küll ta teab. Jah, mis selle Kajaga on, et tema 70ndatel vist avastati selline asi, kui Beatlesite plaate tagurpidi mängiti, on ju. Siis avastati, et seal on erinevad sõnumid sees ja see üks sõnum on ikkagi see, et see Paul McCartney on surnud, on ju. Ja viimati see oli, äkki 5 aastat tagasi oli ka Delfis uudis, et viimane Beatles, Ringo Starr ütles, et tema saalega teadmise kaudu ei lähe, et Paul McCartney on ammu surnud, on ju. Et ta annab seda teada, aga inimesi selline asi ei huvita. Eestis on ju suured probleemid, sa tead, mis inimeste probleem on. Nende suurim nagu see mõistatus on see, et kuidas moospirukasse saab, eks ole. Ja siis nad ju loevad seda ajakirjas ja on see koer ja tema kirbud. Ei, see on kroonika. Vahet ei ole. Ühesõnaga uudised seal on need, kuidas koeral oma kirpudega hakkama saab. On ju. Nii et see on nagu need kõige tähtsad probleemid. Sellist asja nagu ei märgata, kedagi ei huvita. Nagu on näiteks teine uudis oli, et jälle minu arust selles samast Delfis oli, et see kosmoseteleskoop, et see võttis sinna Galaktika keskusesse. Ja Galaktika keskuses on maja. Ja see ongi maja, kuhu hinged lähevad. Saad aru, ta reaalselt pildistas seda. Reaalselt pildistas, mitte kedagi huvita. Mitte kedagi. Kuidas saab moospirukasse? Kuidas moospirukasse saab? See on kõige tähtsam. Eesti inimeste kõige tähtsam uudis. Moospirukasse. Nii, aga ja siis lõpetame selle teema paari sõnaga ütleme, et ja siis on niimoodi, et neid kõnesid on võimalik analüüsida, on ju. Ja meil ühed abilised analüüsisid ja just see proua Kaja Kellas, kena naine, mulle ikka naised alati on meeldinud, on ju. Aga et tema kõne on ju, valimiskõne on ju, ja seal oli küll, et ühes asjas ta rääkis nagu tõsist juttu, on ju, aga siis analüüsides selgus, et ta hoopis rääkis, et hamburger teeb paksuks, on ju. See oli üks lause, mis kätte saadi, siis oli, et nägu on laiguline, on ju, ja kolmas oli, et Egert kirjutab paberi peale, on ju. Nii et kes on Egert, me veel ei tea, on ju. Aga kui keegi teab, siis annab teada, kes see Egert on, kes paberi peale kirjutab. Tegelt on siis see, kes tegelikult juhib mängu võib-olla hoopis. Kõik on võimalik. Me ei ole nagu selle nii väga huvi tundnud, et see ei ole päris nagu... Aga Argo, kas midagi saab teha siis selle organiseeritud kuritegevuse vastu, kas nende energiarööblite ja kõige vastu, mis siis teha saab? Kuidas? Mis siis teha? Vaba olla, elus olla. Aga ütleme, et kuidas ma saan olla elus? Ega ta kerge ei ole, eks see on ikkagi nagu see teavitamistöö on ju ja kõigepealt tuleb ennast nagu ära puhastada, ma ei ütle siin mingi energeetilisel tasemel, vaid nagu see mõtet tuleb puhtaks. On öeldud, et energia järgneb mõttele, eks ole, ja tegu väljendab prioriteeti, et mis see eesmärk on ju. Ja kui inimese eesmärk on ikkagi nagu saada midagi teiste arvelt või teistele nagu kahju tehes, just sõna otsa kahju tehes on ju, mitte midagi vastu andes on ju, siis need asjad ei toimi ka, et siis võib-olla see energia sinna ümbrusesse ei tule kõige parem, eks ole. Nii et võimalusi on, me ju aastaid rääkinud sellest. Aga kui ma saan elusaks, mis ma siis teen? Lähen sinna Eesti Energiasse? Nad sellest saame aru midagi. Seal on ikkagi need selle Eesti Energiaga varem või hiljem tuleb võtta ette need lepingud on ju, neid analüüsida ja me oleme juba näinud, mismoodi need on. Seal on vead sees on ju. Et see on ainuke variant minna lihtsalt mingisuguse, et ma ei saa oma elektriarvet ju maksmata jätta, eks ole? Hetkel ei saa, siis nad tõmbavad rubilnikust, jah. Ja või siis tuleb kohtutäitur ja hakkab... ta tuleb hiljem, jah. Kõigepealt võetakse elekter välja, siis tuleb kohtutäitur hakkab minu vara realiseerima. Kohtutäitur on füüsilisest isikust ettevõtja. Nii et tegelikult selle rööblipande vastu mitte midagi teha ei saa. Peaaegu. Saab ikka, kõik vastutavad isiklikult on ju. Ja eks see asi ikkagi toimib on ju, ega me tagasi ei tõmba, et kui sa esitad talle oma äripakkumised vastu on ju, siis ta lõpuks peab maksma, ta peab. Ja see, et nad tegid, et nüüd need nõuded aeguvad 10 aastaga, see on nende mängureeglid, see on nende aktsiaseltsi mängureeglid on ju, see ei puutu meisse. Meie lähtume ikkagi sellest, kuidas on rahvusvahelised reeglid ja see aegub 30 aastaga, nii et me ikkagi oma võlglastele anname teada, et me ei ole teid unustanud ja palun ära maksta on ju, ka sealt Harju maakohtusse 185 000 paluksime ära maksta
ja see FIE-st kohtutäitur vist oli 330 000, palun see ära maksta ja ühesõnaga ma ikkagi tahaks oma asju kätte saada. Et see energiate asi, see on kõige parem variant, on ju, vaata, esimese kohtutäituriga, kes meile jõudis, on ju, me oleme öelnud, et ta kompenseeris meile, on inimesed mõtlevad, et ta jah, andis meile neid paberitükke, ei, ta kompenseeris, ta oli teistmoodi, tema jäi meile 100 000 võlgu, me tegime omadele äripakkumise vastu, on ju, aga siis ta andis meile vastu enda hinge. Noh, ta lahkus enda kehast või suri ära kohe pärast seda, on ju, kui me olime oma pakkumise talle teinud, on ju. Ja kõige hullem asi oli see, et nendel ei ole hinge. Nii et me jäime ilma nii 100 000 kui tema hingest. Mis ta pealkiri oli, mäletad sa? Kaasik. Jah, Veiko Kaasik. Täielik pettus. Täielik pettus, tal ei olnud hinge ka, mida meile anda. Mitte midagi saanud. Mitte midagi. Karm värk. Väga karm värk. Karm, aga tõsi. No jah, nüüd ei ole siis midagi, peame istuma ja ootama siis 24. septembrit. Ja. Vaatame, mis siis maailmas juhtuma hakkab. Ma arvan, et midagi juhtub, on ju, aga midagi suurt, jah, aga siin on mitu asja, et see, kas midagi sisse tuleb, seda me kahtleme, on ju, vast ikka sisse ei tule, on ju, sest see süsteem on maailmas olemas, et ta kaitseb, et mingid meteoriite või mingisuguse asju sisse ei saja siia. See on ju jäetud eelmiste nende tsivilisatsioonide poolt meile siia. Selline kaitsesüsteem. Kaitsesüsteem, jah, see on vist 15 meetrist läbimõõduga selline kera, mis siis maa seest tuleb välja, on ju, ja lendab peale sellele, mis kuskil kosmosest peaks sisse tulema. No, inimesed nägid seda selles Tungusi meteoriit, kui tuli sisse. 1908. See võttis selle mitmeks tükiks, on ju, aga ta täielikult ära ei saanud seda likvideerida. Ja ajaloolistes on dokumentides on olemas, et mitu kera ja lasid selle koha peal veel kontrollisid seda, seal Tungusi meteoriidis. Et see on teada, see on sealt Iidne relv, kus see käis, Plumkin? Tiibetis. Võtte Tiibetis, on ju. Ja Plumkin oli üks Felix Dzerzhinsky ja kõik see Lenini aeg, eks ole. Ja ta võttis 5-kilose pudakuju kaasa siit. Võttis ühtedelt siit Venemaalt. Kullast. Jah, täis kullast on ja viis selle kingituseks, siis selle vastu näidati talle jumalate relva. Ja see jumalate relv on, see on siiamaani olemas, on ju. Ja sellega võeti ka need 3 kuud maha, on ju, kunagi oli 3 kuud, eks oli. Fatalela ja Meisjats, vene keeles. No vene keeles, kuu, jah. Järgi on ainult Meisjats ehk kuu. Jaa, see on teada inimestel. Ja üks ju tuli sisse sinna, maale tuli sisse see üks. Fata tuli Indoneesiasse. Jah, sinna kanti tuli sisse. Ja sellepärast on 17 000 saart sealt. Ja ta lõi sealt selle üles ja vaata see veesadu oli ka siis, see sadas, see oli ise vist vett täis ja lõi vee üles, eks ole. Ja. Pesi Aafrika puhtaks ja see on teada, üldiselt selline asi on teada, 3 tükki, aga see tuli ise sisse. Aga selle, mis sa ütlesid, see leia, selle nad lasid alla. Selle lasti alla. Ja tänaseks on järgi meil ainult siis 1 kuu. Ja, mis kahtlaselt lähedal meil on, eks ole. Ja eriti viimase ajal muuses. Ja ta on ju täpselt 24 korda, ta täpselt ju katab päikese ära, eks ole, nii kuidas vaja on. Ja eesti keeles on ju raamat, meie kuu peal on veel keegi, seal ju räägib kõik ära, kuidas seal kaevandatakse ja mis töö seal käib ja no, on erinevaid raamatud, et kes Who Built the Moon, kes heitas kuu, eks ole, kes hoitakse kuu pealt kogu siis seda Matrixit, mis siin täna praegu nagu... Ja, no ta on ju Saturni juures toodud. Vabandust, jah, Saturni juures, jah. Saturni 1 kuudest on siia loistatud, eks ole. No sest ongi, et hinged ju lähevad sinna Saturni peale, eks ole. Aga no seda võib-olla saa avalikult rääkida, siis kaob inimestel surmailm ära ja siis nad lähevad veel jultunumaks. Ja, kõik on võimalik. Kas Ukraina sõjaga algas või kas koroonaga, kas 3. maailmasõda on alanud? Me arvab küll nii, jah. Me oleme seda enne ka öelnud ja julgeme seda arvata küll, et see võis alata. Ja 3. maailmasõda on vist praegu suunatud rohkem Euroopa piiridesse, nagu mina asjast aru saan, on nii? Noh, eks seda saab näha, jah. No, seletseme juba, milles see idee oli või kuidas see asi hakkas, eks ole, ja mis riiki sinna tahetakse luua ja aeg näitab, kas see läheb nii või ei lähe. Aga sa ütlesid enne korraks, mida me ei rääkinud, et tegelikult Iisraeli tahetakse ära. Jah, no, miks? No võib-olla tal ei peakski seal olema, kus ta on, eks ole. Ja nad ikkagi seal on ajalooline asuala, see sama neil seal Ukrainas, niinimetatud Ukrainas on ju. Ja eks nad siis sinna tahavad tuua. Iisraeli riik, mulle vähemalt tundus sellest, mis ajakirjandusest või mujalt tuli, et oli üks vist karmimaid riike süstimise poliitikalt, et seal põhimõtteliselt kodust välja ei saanud, kui süsti poolt tehtud, ehk siis tegelikult tehti ka kõigiga 1-0 ära, nagu ma aru saan. Me jääme seisukoha juurde, et on erinevad numbrid on ja mis näitavad, kas on soolalahus, eks ole, või on seal see õige asi seal sees või mis seal sees on, eks ole. Me jääme selle juurde. Et on ka võimalik, et osad said soolalahust hoopis. Selline asi on võimalik, jah. Väga põnev.
aga Argo ja Evelin, te räägite ju tegelikult igasugustest põnevatest teemadest teil kogu aeg, iga kuu. Et võib-olla neid inimesi, kes tahaksid teie juurde jõuda ka isiklikult ja tulla kuulama ja vaatama, et kuidas seda saab. No eks me avalikult oleme ju öelnud neid inimesi, kes organiseerivad neid üritusi, eks ole, et võib-olla siis nende inimestega ühendust võtta. Et kes otsib, see leiab. Et kes otsib, see leiab. Jah, et võib-olla nii on kõige lihtsam. Kas ma mainin seda? Me võime ju öelda, kes teeb, kes organiseerib. peeter.tamm.001@mail.ee Whatever, jah, võis olla. Et paneme siis selle meiliaadressiga sinna salvestuse alla teile, et see oleks kõigile nähtav. Las jätavad meelde. Meil on hästi tähtis, et inimene suudaks meelde jätta. See on hästi tähtis, kui ta meelde ei suuda jätta, on ju ühest kõrvast sisse, teisest välja, siis need asi ei toimi. Jaa, me elame huvitaval ajal. Mõnes mõttes karmil, teises mõttes huvitaval ja kes teab, mis tulemas on. Aga igal juhul aitäh, et te jälle saatesse tulite. Väga palju põnevaid teemasid sai läbi käidud ja eks meil on tegelikult asju veel, mida rääkida, nii et võib-olla kohtume veel. Võib-olla tulevad Argo ja Evelin peatselt tagasi ja võib-olla juhtub 24. midagi sellist, et me peame kiiremas korras uue saate tegema. Kõik on võimalik. Aitäh teile siis jälle vaatamast ja kuulamast ja peatse kohtumiseni.